huvitav kuju, keda jälgida ja et tahaks juba näha, mida ta suudab. Ja siit me läksime. Harju saab mängu panna palli ja Villerile. Antonov vastas. Ja läheb keerutama hästi. Ei olnud paha plaan. See on pigem hea. Aga Saarma juba palliga Paide poolt. Ja saab tulla ja läheb löögile. Ei olnud paha. Risturka mitu lööki elu jooksul. Teda ei tohi seal kasti ääres välja nii-öelda vabaks jätta. Supi ja Saliste jääb selles olukorras peremeheks ja seal omale keevitatakse ära. Endale keevitatakse sellest olukorrast ära ja läheb vist ikkagi Millerile see värav tundub, aga... Tundub, et kõik, mis sai valesti minna Harju poole pealt praegu läks ja joosti näoga see palli sisse seal. See oli praegu pahasti Harju vaatest, aga Paide 1 ja saavad oma tahtmise 28. mänguminutil kätte. Jah, suures plaanis pole vahet, kuidas sa selle värava lööd. Ai ja siin hakata, sellest me oleme varem rääkinud, kuidas need vennad suudavad ise endale keevitada. Kelement läheb nüüd. Ai, natuke selja teha. See võtab ette. Ja lööb ära! Ai! Elagu Paidena! Siin keevitatakse endale ära ja Eelme ei jätta isegi varianti. Eelme näitab, kuidas need väravad lüüakse sõra. Esiliiga B, ma ütlen, et sa võid ära saata kõik. Keile 1 üle aasta ja tuleb hästi ja sealt Piht võetakse kaasa. Aga Tubatšits näitab, kuidas... Ja siin tundub, Piht sai väga pahasti praegu haiget ja võetakse ära see viga. Võetakse viga ära ja Piht jääb seal ikkagi maha. Piht jääb maha ja see on valus ja Tubatšits saab kohe kiirelt siit kaardi ka tundub, aga siin läheb veel asi. See on pahasti sõda. Siit tuleb sõitma hakata. 1 minut ja koju minek, uskumatu show käib Paidel. Oi, Tubatšitsi poiss. Mäng. Jõudsin siia enda tabelisse kollase kaardi ära kirjutada ja juba pean punase maha võtma, noh. Oi. Tubatšits ei suuda ise ka uskuda, seda teeb see. Antonov vajab silmad kinni nüüd Reimale. Reimal tahab peale kühveldada, aga ei hakka. Sellele mehele tuleb palli anda ja see mees tahab ette võtta. Ja tuleb pall kotis! Kotis ei ole niimoodi lööda Premium-liigas väravaid! Ja mitte veegi ei saanud aru, kuhu see pall on. Uskumatu, mis jalg sellel mehel on. Niimoodi lööme meistriliigas väravaid. Kõik, mida see puudub ja Eermäe muutub kullaks. Uskumatu. Oi. Charlesul käib pea nii ringides ja siiamaani aru, kus kohta see palli minema hakkas. 13 mänguga. Näeme, aga Laur on kastis. 2-meetrine mees on kastis. Tuleb pall! Ja Baranov. Koomis toodi siis sinna korri kõrvale ja sealt läheb Lillander lööma ka. Ojam hoiab palli mängus, riputab sinna. Martin Miller ikkagi vaatab YouTube'is, kuidas need asjad tehakse. Vasaku jalaga kääridega. Kui esimene värav ei läinud tema nimele, siis see värav läheb tema nimele. Nagu ja vasak vinger tuleb sinna, saab minna ja hästi mängivad korriga kokku seal. Nüüd Korr tahab ette võtta ja läheb kasti, Korr on sealt maha pööramas. Tuleb, ei tule, Padamosi läheb lööma, ei tule ja olukord ja ei tule. Harju mehed. Ja siin on Harju olemas ja Harju saab oma viigipunkti kätte, kuigi isegi täna pakuti seda 3. Minuni on jõudnud Harju mängija Martin Henrik Kelement. Tänane mäng päris teie vaatest nii-öelda pigem positiivne või jätab ikkagi see viigipunkt negatiivse maigu? Eks suures pildis ma ütleks, et oleks positiivne, et saime oma punktid, et oleks tahtnud 3 muidugi, et jäid vähemusse kohe teise poole alguses, saime edu sisse ja valus värav, ilus värav, pole midagi öelda, aga valus meie jaoks, ma arvan, pigem kaotatud punktid. See teine poolaeg algas päris huvitavalt, Paide mängija sai kohe punase. Kas sa arvad, et see selle tänase mängu isegi nii-öelda otsustava, see võis olla selline otsustav võti? Ma arvan, et tegelikult ei olnud, sest mäng minu arust läks suht samas kursis edasi, et nemad domineerisid palliga rohkem, et me kaitsesime, aga kindlasti see tekitas meile ka rohkem ruumi ja oleks pidanud vist ise paremini ära kasutama.
Eelmine kord, kui te omavahel kohtusite, päris napilt libises teil koduväljakul see käest ära, täna saite punkti kätte, kas järgmine kord tahate 3? Kindlasti tuleme võitma, et see eelmine mäng jäi meil ikka väga kripeldama, seal 2 penaltit ja niisugune valus kaotus, et see oli meil väga suureks motivaatoriks. Kuidas meeskonnasiseselt üldse, kui Eerme ikkagi paugutab siin võrgude ribadeks ja lükkab sellised asjad täna ristnurka, et mida te riietusruumis peate vist omajagu üllatusi vist Eermel hakkama tooma? Ei kindlasti, et iga kübar on talle eraldi kook ja et kui üks mängija niimoodi lööb iga mäng, siis meil pole midagi teha, anna pall talle ja küll ta selle sisse paneb. Me täname ja edu teile. Siim, teine poolaeg alustasite niimoodi, et kohe tuli punane kaart taskust välja võtta Joonas Janovitsilt. Kas see oli tänase mängu kõige olulisem võtmekoht? Jah, õnnetu punane kohe teise poole algul, et ma ei saa öelda, et see oli võtmepunkt, et pigem jälle sama stsenaarium, et lähme juhtima ja siis nagu oleme korra peata ja vastane kohe karistab ära, et muidugi Harju poolt väga meisterlikult sooritatud väravad, et pole midagi öelda. Ise jah, tulime trammi alt välja, aga lõpp-punkt jäi ikkagi panemata ja lähme siit -2 punktiga. Esimene poolaeg teil kommentaatori boksist vaadates oli omajagu võimalusi, aga rääkisime omavahel ka seal, et jääb nagu see hiilepunkt panemata. Mille taha see viimastes mängudes jäänud on koduväljakult teil praegu Kurega viik, nüüd järjekordne viik Harjuga, mille taha see ikkagi jääb seal ründe osakonnas? Raske öelda jah, et oleme üritanud sellega tööd teha, et ma arvan, et võib-olla enesekindlusest peale seda neid ebaõnnestumisi, aga jah, et ei tea, et üritame selle selgusele jõuda ja juba järgmises mängus paremini lahendada olukorda, et pole midagi teha, tööd võtta. Kuidas meeskonnal üleüldiselt selline meeleolu on, et viimati ma rääkisin Martin Milleriga, siis ta mainis, et tegelikult ei ole kiita, kui ikkagi siin oma kodupubliku ees need mõrud pillid tuleb alla neelata? Jah, eks muidugi raske, et need on ikkagi sellised mängud, mis tuleb nagu 100% ära võtta ja kui sa neid ära ei võta, ega sa siis tiitliehituses ei konkureeri, et praegu me oleme ikka täiesti lati alt läbi jooksnud ja ei tea, eks tuleb peeglisse vaadata ja teha mingid järeldused, et ei tea, keeruline. Ivan Stoikovits, mida ta poolajal ütles, tegi kurjemat häält ka või pigem tema stiil on rahulikult need asjad korda ajada? Ei tea, et ma olin väljas, tegin sooja, et ei tea, mis poolel räägiti, aga nagu näha, siis mehed tulid hästi tegelikult teisele poolele ja lihtsalt see õnnetu punane, et ei tundunud ka ise vaadatuna, et midagi hullu oli, aga ju siis VAR nägi, et jalga mängis, et ei tea täpselt, et aga kahju jah. Ja pea püsti, Nõmme Kalju on ees ootamas, nii et tänud!